Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tervist, te kuulate Regionaalhaigla Tervise pooltundi. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna ajame juttu doktor Enn Jõestega, kes on patoloog ja kes on arstina töötanud 54 aastat ja tähistab juunikuus oma 80. juubelit. Doktor Jõeste, kui te meenutate oma 54 aasta pikkust arstikarjääri, siis millised sellised kõige eredamalt meelde jäänud hetked on sellel teekonnal? No vast see, et üldse minust patoloog sai. Arstiteaduskonda astudes 60. aastal ei olnud minu ettekujutust mingisugusest patoloogiast või üldse meditsiinist. Tagasihoidlikult oli see ettekujutus ja juba 3. kursusel juhtus selline lugu, et arsti saamise ettevalmistamise kursusel, kus tuleb haiget uurida, nii-öelda kuulatleda torukestega tema kopsu hingamist ja tema kehas paiknevate elundite asetust koputamisega, siis öeldi mulle, et kas liiga kõvasti ja te ei kuule midagi, südametööd, ja see nagu pani natuke pettuma, et ei saa ikka päris arsti. Ja nii läkski, ei saanudki päris arsti. Sai 3. kursusel otsustatud hakata hoopis patoloogiks, kuna sellel ajal oli just õppeaineks ka patoloogia kursus, loengud, praktikumid ja nii edasi, ja tundus, et see minu sisemise minaga sobib vast kõige rohkem. Kuidas te tavainimesele seletaksite patoloogi tööd, et mida see endast kujutab, mis see patoloog on? Te ütlesite, et see ei ole päris arst, et miks ta siis ei ole? Jah, seda on raske seletada, kuna see eriala on üldiselt üsna tundmatu. Ma isegi imestan, kui vähe teavad nii-öelda kolleegid, arstid selle töö nii-öelda tegelikkusest, millega ta tegeleb. Üsna toreda iseloomustuse sain ma selle eriala kohta mõni aasta tagasi, kui ma siin amatöörina valmistan osakonna nii-öelda juubeli ümmargustel tähtpäevadel videofilmi, siis, mis on mõnevõrra mulle nagu hobiks, siis ma sain nii-öelda mõtet Inglismaalt, kus tehti küsitlus, mis on siis selline patoloogia. Ja see on mul siin ekraanil võimalik näha, et võib-olla loeme sealt siis ära, kuidas inglise tudengid ja rahvas nagu vaatab sellele patoloogile. Siin on üsna niimoodi, peetakse üsna kurjaks ja omaette tüübiks, sest tõesti sellele erialale pürgijaid on ikka väga vähe. Et ta ei ole nagu päris arst, seda kõik kinnitavad, niisugune ebasõbralik, ja kui siin suhtluse osas on ta ka niisugune introvert. Ja eriala peetakse ka teiste silmis niisuguseks tüütuks ja mõttetuks. Ja selle tõttu noored inimesed, kes meditsiinist arvavad, et põhiline tegevus on ikka patsient ja tema kaebuste vähendamine. Niisugune saamatu inimene võiks veel öelda. Ja see küsitlus tehti Ühendkuningriigis ja mulle tundub, et siin on üsna palju õpetlikku. Mõned head küljed on ka välja töötud, et inimese nii-öelda siseelundid talle meeldib vaadata ja uurida, aga muidu on ta selline märkamatu inimene, kelle kohta nagu midagi siis välja tuua ei olegi. Ja võib-olla see on ka mõnes mõttes selle erialaga seotud, sest et vaadake, see on vist minu teada küll ainuke eriala, kus arstiharidusega inimene
ei puutu patsiendiga mitte kunagi kokku. Meil on nagu 2 eriala, suurt nii-öelda alameriala. Üks on siis surnukehade või koornude lahkamine, mis on ajalooliselt välja kujunenud juba aastatuhandeid tagasi. Ja teine on siis mikroskoopia, mis on samuti paarsada aastat juba vana. Ja tema siht on või eesmärk on inimese keha ehitust nii silmaga vaadates, mis on siis see patoanatoomiline lahkamine või mõnes maas ka koos kohtumeditsiinilise ekspertiisiga ühed ja samad inimesed teevad. Ja teine pool on siis, et mis silmaga jääb nähtamatuks, on siis leitud, et mikroskoopia, mis teeb suurendusi rakkudest ja teeb neid nähtavaks, sellega me näeme nagu ehituskividest üles laotud sellist kude, rakkusid, kude, elundeid. Ja nende kaudu siis ära mõistatada ka mingil määral nende rakkude tegevust ja kudede tegevust inimese organismis. Kas normaalses tervise, selle sõna kõige paremas mõistes, seisundis või siis haigusseisundis. Need ongi need põhilised suunad, aga põhiline erinevus on, et me ei kohtu kunagi patsiendiga. Ja selles suhtes, kui minna kaasaega, siis meie eriala vist on väljapool korruptsiooni, mida tänapäeval nagu kingituste ja muu toomise mõttes pannakse pahaks arstile. Seda tänu me küll kunagi ei saa. No ma vaatan teie laual seisvat mikroskoopi ja mulle meenub enda lapsepõlv 70. aastate Tartus ja Maarjamaisa haiglas ma nägin umbes samasuguseid mikroskoope. Nad olid küll vanaaegsemad, aga nii-öelda väljastpoolt põhimõtteliselt nägid nad samasugused välja, et see tehnika areng on nüüd siin igas valdkonnas olnud väga suur. Aha. Ma nägin, jah, teil on kapis ka üks antiikse väljanägemisega mikroskoop, aga mida ma selle jutuga tahtsin öelda on see, et iseenesest on see ülesehitus või see mikroskoobi väljanägemine üsna sarnane, et kui me vaatame mis tahes muid tehnikavidinaid, siis need on selle 50 aastaga ikka väga palju muutunud. Et mis selles mikroskoobis siis põhimõtteliselt muutunud on? Ega palju olegi. Ikkagi valguskiir on juhitud siis prismade kaudu, läätsede kaudu nii vaataja silmadesse, tekivad siis erinevate kiirte lõikumisel suurendused, mida me siis oskame oma ajus siis kuidagi ümber töötada või teha järeldusi. Ühesõnaga, minu meelest on ta geniaalne leiutis ja nagu märgitud on ta tõesti pidanud juba nii paarsada aastat vastu teistele leiutistele. Eriti viimasel ajal on ju selline müügimeeste tegevus üsna intensiivne, pidevalt midagi toodetakse, midagi leiutatakse. No esimene erinevus on võib-olla selles, et kuju on natuke teissugune ja võib-olla mugavuse suhtes, aga põhimõte ei olegi muutunud. Suurendused on suurendused ja see on meie põhieesmärk. Näha täpsemini, kontrastsemalt ja sellega kaasnevalt siis võib-olla ongi mingi parem kvaliteet, aga ega me seda kontrollida ei saa, mida tolleaegsed patoloogid nägid, sest et teatavasti üks saksa patoloog Rudolf Virchow tegi ka juba üle 150 aasta tagasi selle tsellulaarse patoloogia, mis nagu ongi üles ehitatud rakkude sellisele korrapärasusele või korrapäratusele ja ega haiguste
kirjeldamine käib ikka nende rakkude muutuste kaudu siiamaani. Ja selle nägemiseks on meil siis silmad, mis siis makroskoopiliselt või silmnähtavate muutustega, arstil on igapäevane uuringumeetod. Meil on siis kõrvuti selle surnukeha ülevaatamisega, ekspertiisiga, kui nii võib nimetada. Lisauuring on mikroskoopia. No selleks on siis tänapäeval meetod võtta praktiliselt tänasel päeval juba kõikidest elunditest imeväikeseid proovitükke. Kas siis ainult rakke, mida siis kutsutakse tsütoloogiliseks uuringuks vastava töötluse järel, või siis histoloogiaks, mis siis kajastab kudede ehitust, proovitükid, nõelte mitmesuguste aspiratsiooni või tangide tüüpi instrumentidega saab juba ligi kõikidele elundile. Muidugi puudus on selles, kui anatoomia, tavaanatoomia või patoanatoomia on silmaga nähtavad muutused elundites, mis on ikka küllalt suured, maks 105 või 1500 grammi, 1,5 kilo, siis proovitükk on ikka olematult väike ja selle tõttu on see nagu läbi lukuaugu vaatamine. Me ei näe seda tervikut, me näeme ainult väga pisikest osa ja arvestades kaasaja seisukohti, et patsiendil ei tohi haiget teha ja ebamugavust, on nende tükkide mõõdud aastatega pidevalt vähenenud, mis teeb meie töö väga keeruliseks. Aga kas diagnostika täpsus on ka ajas paremaks läinud, et kui me rääksime sellest, et iseenesest see mikroskoop oma põhiolemuselt on samaks jäänud ja siis ka see metoodika, kuidas neid koetükke või rakuproove võetakse, ju põhimõtteliselt on ka samasugune, kui ta oli juba aastakümneid tagasi, et kuidas selle diagnostika täpsuse paranemisega lugu on? No eks me loodame, et me oleme nüüd täpsemad, aga see on meie arvamus, sest kui vaadata 100 aastat tagasi kirjutatud raamatuid, siis need põhilised haigused, kogu nende see ülesehitus ja joonised on ikka üsna lähedased sellele. No on tulnud lisameetodid, kui põhiline meetod on selles, et me peame kudesi rakkusi värvima, kuna nad on värvitud. Koed on värvitud, välja arvatud siis punaveri, mis on kõigile arusaadavalt punane. Siis koed on värvimata ja selleks on siis kasutatud väga kaua juba ühte ja sama meetodit, mis on ilmselt ka väga geniaalne. See on hematokseliin-eosiin meetod, mis siis rakutuumad värvib siniseks ja rakuse mahl või tsütoplasma jääb niisugune roosakaks, selle tõttu on meil nad silmale nähtavad ja eristatavad. Ja nüanssidena siis on värvitoonid erinevatel kudedel erinevad. See on põhimeetod, mille kohta öeldakse, et klaas või preparaat selle koeprooviga annab kuskil 8-90% meile diagnoosi, mida nagu kliiniline tavameditsiin anda ei suuda. Kõik lisandid, mis tänapäeval on siis tulnud, erinevad värvimismeetodid, immuunohistokeemia, võib-olla siis vähem kasutatav elektronmikroskoopia ja kõik uued niisugused meetodid, mida püütakse ju juurde tuua, et täpsust saada. Aga väga raske on hinnata, sest kui vaadata haiguste olemust, siis nad sisuliselt on ikka samad ja üsna lähedased vähemalt patoloogidele. Jätame raviküsimused välja, sellepärast et patoloog ei ole see spetsialist, kes tegeleb raviga, kuna ma ütlesin, et ka patsiendiga pole meil mingit nagu
otsest sidet. Ja me muidugi tasapisi võib-olla see kvaliteet paraneb, teravam pilt, võib-olla seda saab suurendada, panna ekraanile, internetti ja nii-öelda edasi juhtida ka teiste kanalite kaudu teistesse samalaadsetesse asutustesse või spetsialistidega, et selline kontakt või mitmene arvamus oleks nagu kättesaadavam, kuid samas tuleb jälle rõhutada, et meil on väga individuaalne töö. Tähendab, patoloog on ainuisikuliselt, kes selle preparaadiga või selle lahanguga kokku puutub. Loomulikult me võime kolleegi käest küsida ja üksteisega arutada, aga see arvamus ja see otsustamise oskus ja suutlikkus ongi see põhiline tegevus patoloogil. Selle otsusega ei pruugi raviarst nii-öelda leppida. Ta võib ka arvata teisiti, kuid see on kindlasti üks üsna tugev sõna õige diagnoosi saamisel. Ja kahjuks on see nii, et need andmed, mis me saame selle uuringu tegemiseks on, elu näitab selle 50 aasta jooksul, ütleks, et need on ikka endiselt üsna kesised, sest mõnevõrra nagu patoloogia ei ole nagu see popp-eriala, kellega suhelda, kellega arutada. Ta on ikkagi kuskil natukene ääre peal ja kuidagi omaette. Sellel on suur eelis ja selle tõttu võib ju öelda, et vanad patoloogid on olnud üsna targad selles suhtes, et kui me mõtleme, et parem on ju mitu arvamust haiguse kohta, siis see sõltumatus ja suveräänsus ja otsustusjulgus ongi garanteeritud sellega, et sa oled nagu teistest mõjutustest vaba. See puudutab nii lahanguid, kui pärast surma saadetakse surnukeha nii-öelda lõppresümee või diagnoosi kontrolliks üheks poolt ja teisest, miks inimene suri. Ja seda teeb üks inimene, tema oma tarkuse või rumalusega siis paneb kokku ühe lõppdiagnoosi ja täpselt sama on ka histoloogilise preparaadi vaatamisega. See on ikkagi ühe mehe töö, ühe mehe arvamus ja sõltuvalt sellest, kui suur spetsialist või kogemustega on, sest et me tegelikult ju vaatame pilte ja kelle see pildi lahti arutamise oskus on parem, sellel tulevad need võib-olla tegelikkusele vastavamad diagnoosid paremini välja kui teisel, kes seda nagu ei mõista veel nii täpselt, sest ega siin ju muud kunsti jutumärkides ei olegi kui piltide äratundmine. No on räägitud sellest, et tulevikus võiksid selle ülesande enda peale võtta robotid või siis täpsemalt öeldes tehisintellekt, aga samal ajal kui muid sarnaseid valdkondi, et ma just lugesin ühte artiklit kunstivõltsingute tuvastamisest ja seal ka on tehisintellektil oma roll rääkida ja see on abiks, aga lõpuks ikkagi inimesed teevad paremaid otsuseid ja üks huvitav tsitaat oli, kui ühe kuulsa kunstieksperdi käest siis küsiti, et kuidas sa küll suutsid seda võltsingut tuvastada, sest see oli identne täielikult nii hea koopia, kui üldse olla saab, siis ta ütles ühe lause, et mulle ei tundunud see õige, ehk et see oli see intuitsioon, et kui oluliseks teie seda inimlikku subjektiivset intuitsiooni peate selle töö juures ja kas see on nüüd see asi, mis nii-öelda kaitseb teie tööd ka tulevikus robotite eest? Ja ma olen seda usku või seda nii-öelda mõtet kogu aeg enda peas autunud selles suhtes, et see inimlik äratundmine on midagi muud kui lihtsalt maalide või piltide niisama vaatamine või fotode
tuvastamine, mida robot võib tõesti lahterdada igasse kategooriasse. Selle tõttu ma ei ole see fanaatik, kes ka telemeditsiini nii väga usuks. Mitte selles suhtes, et ta võib ju tulla ja seda võib ju katsetada, aga ma olen seda meelt, et inimlik oskus midagi tunnetada, sest vaadake, inimesed on kõik erinevad. Nii nagu me näost väliselt oleme erinevad siin kahekesi, nii ka on need preparaadid mõnes mõttes kuuluvad ühele konkreetsele isikule, kes on indiviid, kes on üks ja ainus. Ja sealt on tõesti ainult tunnetamine, ma ei oska seda lahti seletada, kuidas see lõppresümee nüüd kujuneb, kuid see äratundmine nende piltide, sest et need variatsioone on tohutult ja arvestada tuleb seda ka, et eks me ikka ajalooliselt tasapisi rohkem ja rohkem saame informatsioon, ütleme inimesest kui objektist, mida me siin meditsiinis nagu käsitleme enda tööna. Ja neid peensusi lisandub pidevalt, kuid seda lõppotsust teha, minu meelest see on suuteline siiski inimene. Robotisse ma nägin vist võib-olla juba 30 aastat tagasi mikroskoope, kuhu oli juurde pandud siis robot, kes siis pidi neid niimoodi täpsustama ja lahterdama ja ma saan aru, sellised mehaanilised mõõtmised, võtame mingisugused spektrid või värvid ja kõik. See võib mingid nüansse täpsustada, aga minu meelest meditsiin, no nagu öeldakse, ikkagi on kunst. Ja selles suhtes ma olen väga tänulik oma esivanemalt, kes olid kunstnikud, võib-olla see pildi äratundmise rõõm ja nende värvide hindamine ongi mulle nagu selles suhtes meeldiv, mitte mingisugune ränk kohustus, see ilmselt ei oleks pidanud vastu ka nii kaua. Ja tundub, et praegultki on mul nagu raske haigus, sõltuvushaigus seda tööd teha. Ja sellest lahkuda on ikka kuratlikult raske. Ei ole see niisama lihtne, sest et kui sa oled nii pikalt olnud selle juures, siis sellest ühel päeval niimoodi läbi lõigata on see ikka väga raske. No sellest jutust võib välja lugeda, et töö on teie jaoks mitte lihtsalt töö, vaid ka mõnes mõttes hobi või armastus, et samal ajal on siin ka oht, et sellesse töösse nagu liiga süveneda ja sellega ennast läbi põletada, et olete nüüd nii pikalt üle 50 aasta seda tööd teinud, et mis teie soovitus on noorematele kolleegidele või üldse inimestele, kes mõnda tööd väga südamega armastusega teevad, et kuidas saavutada seda, et nad ennast sellega läbi põletaks, samal ajal ikkagi olles nagu pühendunud sellele tööle? No see töö esiteks on võib-olla tänapäeva sellise väga intensiivse kliinilise tööga, haigete uurimisega ja väga kiirete otsustuste, tegude seisukohalt mitte võrreldavasti. See on suhteliselt, on sul vaba aeg mõtelda ja veel kord mõtelda, otsida kõrvalt abi raamatutest ja nendest teadmistest, mis on talletatud. Ja selle tõttu ma ei tunne, et see mingisugusel nagu väga läbipõletamist, vähemalt mina isiklikult küll ei ole tundnud sellist asja. Tõsi, see töö käib kaasas sinuga, ehkki ma ei võta ka siit oma tööd nii-öelda füüsiliselt kaasa, kuid see mõte teinekord mõne sellise preparaadi või lahangu lõppotsuse tegemisel käib suga kaasas nii pidevalt ja võib-olla see ei ole ju päris normaalne, aga see käib selle tööle kaasas ja ma ei tea, et patoloog eriti läbi põeks, sest tal ei ole sellist kellast kellani, ta käib küll siin nii-öelda ametiasutuses tööl ja on paigal, aga see
mida ta teeb või kuidas ta teeb ja kui kaua ta sellele aega raiskab jutumärkides, on ikkagi tema enda otsustada, sest et põhiliselt ta vastutust ja oskus neid kokkuvõtteid teha ja olla sõltumatu ja oma arvamusega, see on see soovitus, et sul peab olema see julgus oma arvamus, selle tõttu noorarstid residentidel ongi 4 aastat see õppetöö, mis meil siin kestab, ongi natuke napp, sa saad küll selle ülevaate, aga võib-olla seda oskust otsustada ei juleta midagi teistmoodi arvata kui residentuuri juhendaja. No see ongi see põhiline oskus ja küpsus, kui tal see saabub, aga see saabub, ma usun, et võib-olla 10 aasta jooksul, võib-olla mitte kiiremini, sest et vaadake, see pildi vaheldus on niivõrd suur ja mitmekesine, et seda ei saa nii-öelda võtta ja kiirendada. See tuleb ise, kellel kiiremini, kellel aeglasemalt. Kui palju sellest tööst tuleb ette eksimusi, sellepärast et te ütlesite, et tegelikult see on päris suure vastutuse võtmine, et patoloog otsustab, annab selle hinnangu, aga me rääkisime siin inimlikkusest ja inimlikust intuitsioonist ja üks asi, mis veel inimestele iseloomulik on eksimine. No kahtlemata seda tuleb nii kui tervishoius ja meditsiinis kahtlemata kogu aeg ette ja see on paratamatu, see ongi selle üks osa sellest tööst, et kui palju sa eksid ja kui palju sa eksimatu oled. Ja see ei ole täppisteadus selles mõttes, et me saame seda kuidagi mõõta. Vaadake, inimene on selline kohastuv objekt või isik, kes alati seisab vastu kahjulikele sellistele mõjudele ümbritsevast maailmast ja kõik need haigused on ju seotud mingisugune düskomforti või mingite muutustega sinu elus, sinu ümbritsevas elus, aga see adaptatsioon või kohastumine, see on ju inimestel väga erinev. Ja kui me suures plaanis tekitame neid diagnoose, mille alusel me siis määrame siis võimaliku ravi või ravi ärajätmise, siis me ei saa otse näidata, kui palju on seal seda arstikunsti, sest et üldtuntud on ju, et ega see arstimeditsiini abi on ikkagi niuke 15-20 autorite järgi erinev. Organism teeb enamuse ja mida siis veaks lugeda, see on ikka väga küsitav. Kõik loodame, et läheb paremaks, aga me teame ka, et on piirid, on füsioloogilised piirid, nii nagu ka see nõnda nimetatud vananemine, kuhu me oleme siin konkreetselt jõudnud. Ja teine asi on, et ravivõtted ja need on küllalt agressiivsed tänapäeval, et võrdlemisi kiiresti ja lõplikult haigusi nagu välja ravida. Aga me ei oska määrata, kui palju organism ise panustab sellele ja kui palju on tema võimed või piirid, millest üle minna ei saa. Kahjuks ei ole mõõtikuid või mõõteriistu, mis mõõdaksid inimese suutlikkust. Selle tõttu ongi vahel kummaline kuulata lahangul käivate raviarstide sellist, kuidas öelda, nagu ootamatut küsimust, et aga miks ta siis ära suri? Tal olid ju kõik, me tegime kaasaegsed parimad meetodid, olgu see siis keemia kiirituskasvajate puhul või abistavad aparaadid, mis hoiavad elu tähtsaid funktsioone üleval, südametegevust ja kopsu hingamise tegevust, aga nad suri ära. Aga see ongi see suutlikkus, sest ega sellist piiri tõmmata me ei oska eelnevat. See pärast me võime arvata, et võib-olla see lõikus või see aparaat oli talle liialt või oli tal mingid muud, sest et seoses vananemisega ei ole meil alati
tihti ja mitte eriti sage, et on üks ainus haigus, vaid on mitu haigust. Ja nende summeerimine on ikka meditsiinis või sellises kliinilises praksises küllalt raske teha. Mis on see oluline, mis on see põhihaigus, millesse võib inimene ära surra? Või on see summeeritav paljude haiguste ühine mõju? Räägime teist kui inimesest, selles mõttes inimesest, kes ei ole patoloog. Millega te armastate tegeleda sellel ajal, kui te koeproove ei uuri või oma tööga ei tegele? Noh, ega ma mingisugune eriline inimene ei ole, mingisuguseid niimoodi väga silmapaistvaid tegevuse ei ole, võib-olla viimasel ajal on esivanemate või isa poolt kingitud 8 millimeetrine kinokaamera, mis ma siis ülikooli astudes mulle kingiti. Ja see on siis jooksnud läbi elu nendest filmilintidest kuni kaasaegse nii-öelda tehnikaga videofilmidena, mida ma siis olen siin ka tööl kasutanud. Ja see ongi võib-olla üks selline kõrvalarvastus, aga eks mul on kodune elu nagu ta on. Abikaasa, 2 poega, 5 lastelast ja see ongi see igapäevane elu. Nii et varem oli päris intensiivselt, sai tegeletud orienteerumisega, aga teataval hetkel tekib selline, kuidas öeldakse, et stopp, et võib-olla nüüd aitab. Ja õnneks on seda sisetunnet kasutatud ja midagi hullu pole juhtunud. No väga palju selliseid inimesi ei ole, kes oma 80. juubelit töökohas vastu võtavad, et see ei ole ülemäära tavaline asi, et kas teil on siin ka mingisugune retsept või soovitus või kogemus, kuidas säilitada kõrge eani töövõimet? Ei ole retsepti. Ma usun, et ma olen nagu seda usku, et üsna palju on looduse poolt antud. Nii-öelda esivanemad on sulle nagu kaasa andnud need õiged valgud, mis kaua vastu peavad. Ja teine asi, elada suhteliselt sellist normaalset elu, mitte väga ekstreemselt. Võib-olla esialgu sa nii natukene elad intensiivsemalt kui keskeas ja vanemas eas ja see on nagu loodusseaduselt juba ette pantud ja ilmselt neid piire ei tohi nagu ületada. Ma ei ole ka seda erilist usku, et söök, jook ja kõik see liigutamine on ju kõik sellised nagu olulised, aga ka tavaelus tulevad nad paratamatult nagu igapäevaelus ette sulub. Sa ei pea selleks mingisugust erilist režiimi endale tekitama, nii et mul ei ole mingisuguseid selliseid erilisi eeskirju seina peal, et ma teeks nii või naapidi. Ja on ka veel selline küsimus, et tihti võib-olla sa pärast nagu kahetsed, et oleks võinud tegemata jätta. Aga kui need on harva juhtuvad sellised sakid väljapoole normi, siis ilmselt ei ole siin tervis ja organism on siiski tohutult kohastuv. Seda usku ma olen, sest et kõrvuti raku sellise silmaga vaatamisega ma väga pean lugu tema funktsioonidest, kuidas need rakud elavad, toimetavad ja sünnivad ja surevad, sest et tundub, et selles on kogu see iva, pikaealisus ja tervis. Sest ma võin praegult öelda, et ma hakkasin mõtlema, et ma vist ei olegi olnud töövõimetuslehel. Ja praegult mul nagu
kolleegi juurde ei ole vaja minna. Mul ei ole kaebusi selliseid suuremaid, et ma läheks nüüd kaebaks. Sellised pisiasjad on igal inimesel, aga neid ei tohiks ka üle võimendada, kui sa nende peale nii väga tugevalt hakkad nagu psüühiliselt mõtlema või siis sa vist jäädki natuke tõbiseks. Nii et praegult on kõik hästi. Aga suur tänu teile, doktor Enn Jõeste. Me rääkisime juttu patoloogi doktor Enn Jõestega, kes on 54 aastat arstina töötanud ja tähistab juunikuus oma 80. juubelit. Palju õnne teile saabuva juubeli puhul ja aitäh meiega vestlemast. Aitäh. Kõik head. Te kuulasite Regionaalhaigla Tervise pooltundi. Saatejuht oli Hando Sinisalu. Aitäh kuulamast. Regionaalhaigla Tervise pooltund.